Täna rohkem peatume siis sõltlase kaitsemehhanismide juures. Ja nendeks on siis eitamine, mis on üks kaitsemehhanism, ja teine, mis on siis süüdistamine. Ja veel siis lõpupoole vaatame ka üle, mis asi võib olla eufooria tagasikutse. Aga alustaks nendest kaitsemehhanismidest ja võtame esimesena käsitlusele selle sama eitamise. Ja eitamine on üks väga levinud sõltlase viis ennast kaitsta. Ehk üks hea näide on tuua sellest see, kui inimesele, kui sõltlasele öeldakse, et kuule, sul on probleem kas alkoholi või narkootikumidega ja sa vastad, ei, minul ei ole mingit probleemi. Minul ei ole mitte midagi. Vaata, kuidas seal naabri Ants on. Temal on palju suurem probleem kui minul. Aga tihtipeale see on üks suur eitamine. Ja just nimelt oma sõltuvuses siis. Ja inimesel on tavaliselt ees siis selline nagu plokk. Ja ma kirjutan siia ka selle sõna igaks juhuks. Number 1 siis on eitamine. Ja nüüd, miks ma joonistasin selle kriipsujuku just sellise suure kilbiga, on sellepärast, et seesama ongi tema kaitse seal ees. Et ükskõik, kes sõber, lähedane, tuttav, midagi head talle soovitab, näiteks mine Lootuse külla või mine sinna või mine tänna, et siis ta ei taha seda vastu võtta ja see on nagu tema eitamine sellele, et minul ei ole sõltuvust. Ehk siis tema lähedase sõna tuleb siis tema suunas, nii-öelda inimene ütleb, soovitab talle, et tee nii, aga sellel sõltlasel on justkui kohe üks plokk ees. Ja seesama nii-öelda põrkab siit tagasi uuesti. Nii et kahjuks see on niimoodi, et tihtipeale sõltlane lihtsalt ei võta neid asju vastu. Ja seda nimetatakse siis eitamiseks. Teine selline väga levinud kaitsemehhanism sõltlasel on siis süüdistamine. Süüdistamine. Ja tihtipeale sõltlasel täpselt samamoodi keegi tuleb, annab head nõu, see sõna põrkab siit justkui tagasi, ütleb, et kuule, mine sinna, ja siis see tähendab süüdistamine, et sa süüdistad kedagi teist selles. Sa süüdistad kedagi teist oma sõltuvuses. Näiteks, toon ühe näite. Näiteks inimene soovitab, ole hea, võta sõna kuulda, mine rehabilitatsioonikeskusesse ja sõltlane ütleb selle peale vastu, ei, minul pole üldse sõltuvust, et oleks sinul ka selline ülemus, siis sina tarvitaksid täpselt samamoodi. Ehk ta süüdistab kedagi teist enda sõltuvuses. Ja see sama sõna, mis kellegi hea inimese poolt on tulnud, ta koheselt selle justkui blokeerib. Ja see sõna ei tule talle ligi. Ehk need head soovitused kõikide lähedaste poolt ja ütleme sõprade poolt ja siis nad lihtsalt ei jõua selle inimeseni. Need 2 tükki on sellised enamjaolt kõige levinumad sõltlase sellised enesekaitsemehhanismid. Nad justkui kaitsevad ennast sellega ja tihtipeale ka peidavad ennast selle taha. Millest me veel tahame rääkida täna on eufooriline tagasikutse. Ja see on üks omamoodi huvitav asi. Kui inimene on teatud aja kaine olnud ja ta on olnud, ta ei ole tarvitanud seal, siis hakkavad temale meenuma sellised head ajad, head mälestused, head kohad nendest, kus siis tema sel hetkel tarvitas midagi, kas siis jõi või midagi, ütleme, mingi hea koht oli. Ja tihtipeale need meenuvad siis, kui sa näiteks kuulates muusikat ja kuulates muusikat, kas mingid vanu meloodiaid, näiteks olles
kuskile õllepubides või kuskil sa kuuled mingisuguseid õlleklubi laule, siis see hakkab sul meenutama seda tagasikutset sellesse. Ja see hakkab kiskuma sinna vana sisse tagasi. Kuigi sa ise ei taha minna, aga sa justkui ise hakkad sinnapoole nagu liikuma. Teine selline lugu, mis sinnapoole hakkab meenutama, on raha ja õigemini rahaahnus. Ehk siis, kui sul hakkab väga hästi minema, sul hakkab raha tulema igalt poolt ja see rahaahnus on tavaliselt see, mis, kuidas öeldakse, ajab upakile. Ja sealt on see lugu, et võid sa täpselt samamoodi minna, hakata suunduma raha suunas. Ja seal ei ole enam kaugel uuesti jälle see tarvitamine. Ja loomulikult suhted, mis ei ole Jumala poolt, on täpselt samamoodi. Ja pluss siis kohad, minule eufoorilist tagasikutset meenutas väga üks koht, olles enda elus siis, kui ma olin kodutu ja ma päris palju ööbisin ja olin raudteejaamades. Ja raudteejaamas minule meenub see koht, kus ma võtan selle pudeli, mul on väga halb olla, ma võtan selle pudeli ja ma joon ja ma tunnen, et mu keha täitub millegiga. Ma tunnen, et minusse hakkab tulema uuesti eluvõim sisse tagasi ja see tunne tuletab ennast aeg-ajalt meelde. Kuigi see on väga valus, aga see heaolu tunne, mis tol hetkel oli tunda, toob sulle tagasi need uuesti selle mõtte sinu sisse ja sind kisub uuesti tagasi nendesse kohtadesse, kus sa olid nendesse asjadesse ja uuesti siis tarvitama seda, mis sa juhuslikult tarvitasid. Kas siis alkoholi või narkootikume või kangeid ravimeid. Aga see on see, mis on eufooriline tagasikutse, mis justkui tuleb sinu sisse salaja ja niimoodi sellisel hetkel, kus sa teda üldse mitte kuidagi ei oota, siis tuleb ta sinu sisse ja tahab ta su sinna viia sellesse kohta, kus oli sinul hea olla sel hetkel, kui sa tarvitasid.